Oktoobris oli Haridusministeeriumi korraldatud muukeelsete õppeseminar ja ma kohtasin seal Raul Ammerit ja Liina-Liisi Vabaduse koolist, kes rääkisid sellest, et Tallinnas on suur hulk Ukraina noori, kes ei õpi ega tööta. Ehk siis on oht, et nad mullistuvad, jäävad oma ette, nad ei kohane ühiskonnas, aga meie oleme Tartu Kunstikoolis juba circa 5 aastat arendanud nii noortele ehk nendele õpilastele, kes ei õpi ega tööta, sellist lähenemisviisi, metoodikat, kuidas läbi kunsti, disaini ja kultuuri ja digioskuste tuua need noored ühiskonda tagasi. Ehk siis, kui me kuulsime, et Tallinnas on see probleem, me teadsime, et meil on 5, kuidas seda teha ja me olime septembris võtnud sellele kutsevaliku õppeaastale ka ühe Ukraina grupi vastu. Mõtlesime, et aga proovime, teeme ära. Ja see on see koht, kus meil ei ole aasta aega arendada õppekava või midagi teha. Me võtsime selle kogemuse, mis meil on. Me värbasime Tallinnasse supermeeskonna, tegime värbamise läbi koolituse. Me saime ruumid Arsi kunstilinnakust, sest meil olid ka varasemalt hea koostöö. Nii et 2,5 kuuga me oleme siin. Ja nähes täna neid noori, kes siin istuvad, mul on väga siiralt hea meel, et me selle ära tegime. Nüüd on vaja õpet pakkuda. Põhiliselt on tüdrukud. Jaa, kui me lasime, ma ütlen uuesti. Ehk siis, et põhiliselt on tüdrukud. See meid ka alguses korra ehmatas, me proovisime veel kogukondadesse saada ja otsida noori, aga ma saan aru, et selles vanuses noormeestel on juba võimalusi näiteks Tallinna Mehaanikakoolis ja Tööstushariduskeskuses, nii et ma sain täna kinnitust, et võib-olla oligi vaja õppekohti tüdrukutele. Ja meil on siis 2 suunda, me jagame need õppijad 2, üks on siis keelekultuuri õppimine, eneseleidmine läbi digikunsti ja teine on läbi jätkusuutliku disaini. Ja mul hakkas ka silma, et väga palju on digiõpetajaid. Et võib-olla see ongi ka valdkond, mis noori kõige kergemini tõmbab. Jah, et päris kiiresti saab ennast väljendada, õppida läbi digikunsti, digijoonistamine, meedia, animatsioon, eriti kui sa oled teises keele- ja kultuuriruumis, siis kunst ja kultuur on need vahendid, mis aitavad inimesi meie ühiskonda lõimida. Aga eesti keele õpetaja on teil ka? Ja eesti keele õppe on seotud ka kunstitundidega, meil on ka metoodika või lähenemisviis, ehk siis õpetada keelt läbi praktilise õppe, sellesse me usume, et on mitmeid eesti keele õpetajaid loomulikult, et kõige selle eesmärk on, et me järjest rohkem liigume, toetame eesti keele rääkimist, eesti keele mõistmist, eesti keeles igapäevaselt hakkama saamist. Mõned lapsed juba ütlesid aitäh ka. Ütlesid, jah, mul oli nii hea meel, nad ütlesid aitäh eesti keeles, jah. Aga põhimõtteliselt, et kõik õpetajad õpetavad eesti keelt, räägivad eesti keeles. Jah, kõik õpetajad räägivad eesti keelt, aga meil on loomulikult siin vene keele oskajaid, on vist mõned, kes tunnevad paremini Ukraina keelt ja kultuuri, ehk siis pigem vene keele taustaga, sest inglise keel, nagu me oleme aru saanud, nende noorte jaoks ei ole nii. Ja see on vähem teavad. Käisin üks kord Sillamäel ühes koolis, kus kunstitunnis õpetati eesti keelt ja see käis nii, et õpetaja tõstis pintsli, pani värvipoti, ütles, võtan pintsliga värvi ja kogu klass ütles kooris järele. 30 last klassis. Midagi sellist, et me oleme nüüd 1. septembrist peaaegu natuke alla poole aastale Tartu Kunstikoolis tegelenud Ukraina noortega. Ja me hästi palju läbi kunstitundidega, kunstidisainitundidega, tundide, kus saab jäljendada, näiteks isegi kujundusprogrammide õppe oli meie üks esimesi valikuid, et jäljendamine
oskuste omandamine, mis annab sellise positiivse elamuse, on seotud keeleõppega. Mis sõnu nad siis teavad, need, kes pool aastat on juba olnud teil? Nad ikka tervitavad meid eesti keeles ja on neid, kes saavad juba päris hästi hakkama, nii et nüüd jaanuarist esimese poolaasta õppisid nad koos, aga nüüd jaanuarist jagunesid nad Eesti gruppidesse laiali, järelikult peavad nad hakkama saama eesti keeles õppimisega, küll nagu muukeelsed ja toega, kindlasti toega. Käisin Laagna gümnaasiumis matemaatikatundi vaatamas ja seal Ukraina lapsed numbreid, liitmine, lahutamine kord kõik teavad. Ütlevad õpetajale kohalt ette eesti keeles. Et ma usun ka, et nad saavad selgeks keele. Ja Eesti keskkonnas, igapäevases eestikeelses keskkonnas olemine on kõige tähtsam. Te ütlesite oma kõnes, et ka, et me ise õpime inimeseks olemist. Mida te seega niimoodi täpsemalt mõtlesite? Et neid õpetades õpime ise? Jaa, me õpime, me kõik saaksime öelda, miks me ei saa neid asju teha. Me pigem otsime viise, kuidas me saaksime teha, mida me lihtsalt inimestena teeksime ja teeme. Meil ongi kohal sõjapõgenikud, me ei saa öelda, et ma ei ole veel valmis seda õpetama. Ükski kooli ei saa öelda, et ärge veel tulge, me ei tee veel uksi lahti, sest me ei oska või me ei saa. Meile ei ole õpetatud. Meile pole õpetatud. Meil on õpetatud mõtlema ja me saame teha. Ehk siis inimeseks olemist ja mõelda seda, mis on need viisid, mida meie näiteks õpetajad, näiteks kunstnikud, näiteks disainerid. See on meie viis toetada Ukraina võitu sõjas. Meie viis maailma mõjutada. Absoluutselt. Me saame teha seda igapäevaselt, nende asjadega, mida me oskame. Aitäh!